Tere, Amonia. Tere, Vahur. Kuidas on? Tere, rahvas. Mõnus. Mul on natukene kurk valus. Ma sain külma laupäeval tegelikult juba. See oli laupäeval, kui sa ütlesid jah seal Pärnus, et Ja. no lumi tuli ka maha ja talv tuli tagasi ja Ja. siis ikka tulevad need talvised haigused. Ja. Külge. See oli ju väga ootamatu, et keset laupäeva Pärnus suvepealinnas ärkad ja näed paksemad lund kui jõululaupäeval. See oli kõigile üllatuseks. Päris õudne oli. Aga täna oleme siis one day post show. Recap. Jah, mõtlesime, et teeme siis hästi värskelt selle recapi ära. Et räägime, ma arvan, me räägimegi tegelikult kogu nädalavahetusest. Meil oli tegelikult ju 2 võistlust. Et mitte ainult minu, vaid ka Aire nagu esimene. Et kõike võib-olla niimoodi arutada nagu natukene. Kõigest natukene. Et kuidas, mis tunded, mis arvamused ja mis nagu siit siis Ja. võtta. Koduses võtmes ka siin. Ja. Noh, ma arvan, et see on väga siuke hea nurk, kus filmida seda võistluste nagu episoodi, et egas mites. Kõigepealt siis hakkame kuskilt aga teeme niimoodi, et tuleme nagu siit nagu pühapäevast lähme laupäeva. Ja, teeme nii. Teeme nii pidi. Okei. Alustame siis kuidas ma ütlen, kirjelda siis seda emotsiooni, mis laval oli. Võib-olla niimoodi, et kui esimene kord laval astusid siin Eestis. Väga hea tunne. Ja mul tegelikult, ma ei saaks nagu öelda, et mul oleks kordagi tulnud nagu paha tunnet, sest et ma ei tunne, nagu ma oleks saanud siis selle 3. koha. Et mul on siuke tunne, et ma ikkagi viisin enda nagu parema paketi, kui oli eelmine aasta. Et ma tegin täpselt seda, mida mul paluti teha, et more legs ja more glutes. Ja ma ei tea, ma olen ise endaga austaldes väga rahul ja mu enesekindlus oli tudemaks. Ütleme nii, minnes siis sinna võistluste poole ja isegi pärast nagu seda ei ole mul süükest tunnet, et ma oleks nagu midagi kehvasti teinud. Lihtsalt, vaata, kas sa oled näinud seda mingit ütlust, et noh, et ma ei tea, vesi poes maksab euro, tanklas maksab 3 ja lennukis maksab 7. Et ei ole nagu, asi pole sinu väärtuses, vaid kohas, kus kohas sa oled. Et ma tundsin nagu sama efekti, et seal ei hinnatud mind, sest et ma olin nagu too much. Ja, sest oli regional show on ja. Aga kui ma olen seal, kus on nagu teised minusugused, siis mind hinnatakse. Siis usu mind, nendele öeldakse seal, et nemad on liiga väiksed. Ja, ma just tulin saalist, on ju. 24/7 lakis. Me teame küll, kes seal 24/7 lakis nagu main man on ja. Siis ta ma küsisin ta käest, et kuidas sa nagu rahule jäid. Ta ütles, et ta jäi oma nagu õpilastega rahule. Ta saab ka meie sellest situatsioonist aru, aga siis ta ütles ka, et sa pead minema kuskile. Ta ütles, et lähed Hispaaniasse, kus on teised samasugused kohal ja siis seal on nagu võrdlusmoment nagu teine. Sest et jah, nagu ta näitas uuesti seda, vaata, nagu ta näitas seal koridoris ka, et hinnati seda. Ma näitan teile ka seda väike näpp, on ju. Et mina olen see kõver see põiale. Tihke. Et ma mäletan see, et oligi eelmine aasta, me saime seal tagasi, et upper glutes on ja siis, kui me tegime seal koridoris sooja, siis ma vaatasin, kus perses see selg tuli ja järsku oli vaadatud, et sul see selg oli nagu väga suur nagu noh, jah. Ma ei tea. No selg on mul tegelikult alati olnud minu leivanumber, aga millal ma olen konkreetselt treeninud nagu lai lihast, ma ei mäletagi. Et ma vahest niimoodi soenduseks teen, vaata mingit on ju, paar seda lat pull downi, aga
ma arvan, et ma pole aastaid juba treeninud nagu noh, tugevalt selga, ütleme nii. No siis oligi hea. Tunne oli ju hea. Jaa, mul oli väga tore päev. Kui ma nagu mõtlengi eilse päeva peale, siis tegelikult mul oli ülitore. Ja ma arvangi, et see päev ise ja kogu see nagu teekond ja see on nagu tähtsam kui see, mis koha nagu saad sellel võistluspäeval. Ja noh, täpselt see subjektiivsus on ja, et see ei tähenda seda, et mina oleks teinud midagi halvasti, vaid lihtsalt kriteeriumid nendel kohtunikel olid teistsugused. Teised jah, natukene. Ja noh, ei hakka vist mingit vandenõu asja siia rääkima. Ei no on, et noh, ma ei ütle, et ma olen mingi butthurt ja nüüd lähen kaeban kuskil ja ma enam ei võistle mitte kunagi, sellepärast et läks nii, et sul oli see mingisugune minut oli see, et what the fuck? Okei, pohhui. Juba läks see switch järgmiste võistluste peale. Jaa, aga niisugust emotsiooni, et ma oleks olnud nagu mingi vihane või kurb või niisugust ei olnud. Ma olin üllatunud. Lihtsalt, et ma ei oodanud seda nagu. Terve saal ei oodanud seda. See oli see, ma olen seal kardinate vahel ja kogu aeg, kui läksid peal, siuke kisa käis nagu kostis ja siis kui tuli see 3. koht 215. See oli nii vaikne. Kõik oli vait. Isegi kõik, kes seal uuesti ootasid ja noh, see töötaja ka ju pärast ütles nagu, et kuule, sinu puhul nagu küsi nagu kindlalt, et mis asi see oli nagu. No vaatame. Ei no selles suhtes jaa, et noh võib-olla oli see ka siin nagu see siuke väike asi ja kahju on lihtsalt selles, et tõenäoliselt ma ei tea, kui paljud me näeme sind Eestis üldse kunagi võistlemas enam. Ei tea jah, kas ma üldse tahan nagu et no fänne oli, publik tahtis näha, paljud, kes polnud ennem näinud, kirjutasid, ütlesid, et vapše äge on ja ei no kui see on kohustuslik, vaata noh, ei no nüüd võib-olla ei näegi, sest et ikkagi me oleme pro-suunas teel ja siis ma ei usu, et Eestis kunagi pro-show'd nagu tuleb. No võiks tulla, meil on mehi proosid. No jah, ja võib-olla siis tuleb Soomest, Lätist, Leedust. Noh, Soomes ma arvan, et on olnud pro-show. Kindlasti on. Vist on jah, aga ma ei ole kindel. Aga mis ma tahtsin veel öelda? Noh, Katjat nägin nüüd hommikul käisin trennis. Mis me rääkisime seal siis? Mis ta mulle ütles? Issand, tulegi meelde vaha. Ma olen täna jumala väsinud. No, kartan. Ma magasin mingi 8:30, siis ma läksin 10 trenni, tegin 2 tundi jalga ja kardiot 0,5 tundi ja ma olen lihtsalt vegeteerinud terve päeva kodus. Mitte midagi pole tarka teinud. Aga see ongi. Peab. Ja ma tunnen täna, et mul on nagu siuke, aga ma tahtsin selle vabandust nagu ära filmida, et selle esimese tunde pealt selle alguses me tahtsime kohe võistluskohad paigas teha. No jah, aga kuna poole päeva peal me saime aru, et see on too much. Me lõpetasime alles 4:30 ja meil oli 6 juba pandud nagu restorani laud, et me lihtsalt poleks nagu jõudnud. Ma mõtlesin, et äkki me teeme Argentiinas siukse mingi poole tunnise, aga see oleks ka nagu siuke häiriv olnud võib-olla. Mina olin juba selleks ajaks, ma olin täiesti väsinud, mu jalad olid paistes nagu rasedal naisel ja kõik see värk, see, et teha täna on nagu mõistlik. Veits on võib-olla sind kinni ja kõik on mõnus. Ja noh, võistlused tegelikult olid suht hästi korraldatud. NPC jah, oskab nagu teha nii, et asjad sujuvad. Jah, neil on nagu see ülesehitus veits teine. Töötajad olid ka tegelikult olid toredad. Noh, muidugi jah, võiks olla kohas see backstage, võiks olla nagu suur ja avar ja nagu no osades kohtades. Kui on võimalus, siis võiks muidugi jah. Et aga sai kõik asjad tehtud ja midagi hullu otseselt ei juhtunud. Hea päev oli tõesti. No, Erroreid ei olnud, paanikat ei olnud. Minu lemmik backstage NPC võistlusest oli Itaalias ja Portugalis, kus ma arvasin, et ka mingi suur kasiino, et seal nagu on mingi hea backstage.
no seal ei olnud, seal oli samamoodi mingid väiksed nagu üksikud ruumid, koridorid, kõik nagu chillisid seal kuskil mingi koridori seina ääres onju, et tegelikult see on jah, sihuke korraldajad võiks veits rohkem mõelda selle peale, et valida seda võistluspaika ka selle järgi, et oleks normaalne backstage, mitte et võistlejad ei peaks olema mingi kitsa koridori peal kuskil seina ääres. See on veider jah. Et natuke jah, kehva on nagu see värk. Aga noh, oligi see võistlus või muidu laval emotsioon ju pakett oli nagu mõnus poseerimine, kõik oli no täitsa okidoki, noh. Ma mingeid asju poseerimisest vaatasin, mis noh ikka, mul on see, mul tuleb see nagu närv sisse ja siis ma justkui nagu unustan ära paljud asjad, mis ma olen nagu lihvinud ja õppinud, onja. Et ma nägin, et ma tegin ühte konkreetset liigutust liiga palju, mis mind ennast nagu hakkas häirima. Ja nüüd ma pean ümber harjutama midagi nagu oma selles rutiinis muutma, et ma ei teeks seda ühte liigutust, mis raiskab aega, ei ole nii esteetiline, sest ma hakkasin kiirustama. Mul on komme see, et ma võin poseerimistunnis teha rahulikult. Kui ma olen laval, ma hakkan kiirustama. No muidugi. See, noh, sul on pulss üleval, ärevus on sees. Kõik teame seda, kes on nagu mingil määral mingit võistlust teid, see panebki sind, sa tahad, noh, kõik see ongi see pumpab sees ja see säde on sees ja värgid, aga vaata, see ongi jälle see vähemalt see laval käimiskogemus, jälle üks mingisugune koht olemas, kust jälle mingeid asju muuta poseerimises. Grimm sai ülihea. Grimm on mul alati hea. Ma ei tea, mu nahk võtab nagu väga hästi seda Grimmi kuigi vastu. Me tegime selle sliivi tattoo coveri mingi 1,5 minutiga. See läks natuke meelest ära, mul lõpuks tuli meelde. Jaa, sul tuli meelde. Ja siis ma käpelt ja sai nagu mega hea, ma ei tea, kes vaatamas käis, ma ei tea, kas sai aru, minu arust olid käed suht ühte tooni mingit tükust. Väga normaalne jah. Aga mõtle, kui tuleb, noh nüüd me ootame seda, et tuleks need official pildid ametlikult fotograafilt ja siis me saame küsida tagasiside kohtunikelt siis. Et mõtle, kui mu tagasisides tuleb siuke punkt, et tattoo oli kehvasti kaetud või mingi, et Grimm ei olnud mingi hea või ühtlane või... Siis ma pean helistama hakkama. Ei no naljakas jah. No ma ei usu, et see on nagu Grimmi kohta ei tule. Ma ei usu jah. Ma arvan, et sealt tulebki võib-olla see liiga lihastis liiga suur ja mitte liiga kuiv. Jah, et kuivust juurde. Aga nagu kõigile kuulajatele siis mõte oligi minna pehmemalt lavale ju. Jah, sest mul on 4 kuud. Sest et 5 nädala pärast hakkab nagu see main, kus on nagu järjest võistlused ja siis mitte olla liiga pikalt kuiv, mis on tipus ei saa jah väga nagu kaua olla, et tavaliselt ikkagi ma soovitan teha maksimum nagu siuke 1,5 kuu, halvimal juhul 2 kuud olla nagu tipus, et selle 2 kuu sisse mahutada võistlused, et mina pidin tegema selle regionali, muidu ma oleks hea meelega võtnud Rootsi, Poola, siis Hispaania särgid teinudki nagu mai, juuni, võib-olla juuli alguses nagu viimane on ja, aga noh, kuna see aprilli võistlus, siis oli lihtsalt vaja ära teha. Ja see tekkis ka nagu suht ju. No me ei teadnud jah, kuni mingi, ma ei tea, mis hetkeni, et millal see täpselt nagu toimub ja. Aga noh, tehtud ta sai, eestlased nägid, tegelikult oli nagu selles suhtes, hakkame vaikselt nagu siia laupäeva peale ka tulema, nagu ma siin olen inimestega rääkinud, et noh, küsisin, et kuidas siis nagu mehed tundusid nagu, mis olid nagu laupäeval seal Pärnus laval. No ma saan aru, et see on algajate võistlus, aga noh. See on algajate, see naturaalvõistlus. No jah, ja aga, et noh, kui sa ikkagi tahad näha nagu seda veidi seda freak show'd, siis ikkagi meil peaks ikkagi olema see NPC võistlus käima siin nagu kogu aeg. Et noh. Minul ei ole isegi seda Eesti meistrivõistlus või karikavõistlus. Naiste osa on nagu põnev, meeste osa, no mul ei paku üldse huvi, sest et ma olen harjunud nägema nagu neid bodybuildereid, kes on ikkagi väga jõhkrate nagu kuuride peal ja kes ongi loomad, et minu jaoks on see nagu õige. No ma mäletan seda, see ongi ühest dokumentaalist tulnud, kus see Weiler, mis ta, kaksikvennad, kes on selle
IFBB loonud onju ja kus ta ka nagu ütlebki, et amatöörtase, see on iludusvõistlus ja profitase on freak show ja nagu mina kui fännina tahakski seda freak show'd näha, siis on see lava taga, kui vaatadki see mõmmi tuleb seal, vaatad täna, kus on ikka jurakas vaata ja nagu tubli nagu ja miks mitte nagu panna kõik nagu välja ja proovida oma sellest kerest võtta nii palju, kui võtta annab. Kuni hauani välja on ju. Kuni hauani välja, kuigi noh, ma tean, et ongi ju see, et see on nii ebatervislik. Türa selle õllekõhuga makaroni kätega olla on ka ebatervislik. Juua õltsi ja siis kommenteerida, jaa, türa surevad ära, teevad tõrdi steroide. See on palju ebatervislikum ja me teame ju siin meie enda Eesti spordist nagu nii palju, et kõik proovivad igasuguseid asju. Kõik meie suusatamise medalid, asjad, kõik on igal pool, keegi ei nihverdanud kogu aeg. See on spordi osa, et sa proovid kogu aeg olla selle piiri peal. Ja ma tahaks veel võib-olla kuulajatega teavitada, et see, kui inimene võtab mingid ained, mis aitavad tal paremini taastuda, ta saab rohkem trenni teha, mis on siis dopingulistis. See ei tähenda, et ta nüüd 6 aja pärast ei võiks anda puhast dopinguproovi, sest et osad ained on võib-olla 8-tunnise lifetime'iga, osad 24, osad on võib-olla mingi nädal sul seal süsteemis. Sõltub jah. Et kui me räägime nagu puhastest liigadest, siis noh, ajatatakse kõik kergejõustiklastest, kes me oleme lugenud mingitest Ameerika sportlastest, ajatatakse oma tsüklid lihtsalt ära, et niimoodi, et võistluste ajaks ollakse puhas ja see on ammu teada ja kui inimesed hakkavad rääkima, et sihukest asja ei ole, siis spordis on seda juba olnud aastakümneid. Ja mina olen vaata see dokumentaalide hull ja ma olen nii palju neid dokumentaale vaadanud rattaspordis, kergejõustikust, kõigest, kus midagi on tahetud teha. Et jah, see dopingusaaga selle juures võiks nagu, sellest võiks mitte mainida, inimesed võiks tulla ja nautida lihtsalt siis seda freak show'd, mida mina tegin, nautisin täie rinnaga. Mul oli, tegelikult ei olnud, ma panin küll selle story, et mul on parim best seat'i Naussaga tegelikult lava eest. Võrdlusmomenti mina ei näinud kordagi, sest et see lava tagant sinna ette tulek oli nii jah, seal oleks võinud kuskil külje peal võib-olla olla mingi trepp või mingi asi, vaata, et sa saad nagu sinna alla ka minna sealt, aga isegi Itaalias oli niimoodi, et seal oli otsetee, aga nad ei lasknud. Nad ei lasknud jah, neil mingi kuradi mingid plakat seinad seal vaata vahele pandud, tegelikult oleks nagu saanud küll sealt, aga ei noh, muidugi see on häiriv, kui sul siiberdavad seal on ja edasi-tagasi, aga ei noh, on nagu on. Lihtsalt huvi pärast jah, et ootame neid pilte ja noh, nägime küll, mis publiku seast nagu tehti, ma ei tea, väga aus vorm. Täna Argo ütles saalis, et ta pole ammu näinud sellist pilti, et noh, mina olin seal rivis on ja, et tegelikult meil kõigil olid need tilgad olid kannikal, et noh, kõikidel tuhar ilusti eraldus, et see ei ole nagu alati, et võistlejad laval ja nagu kõigil on eraldajad väljas. Et Eestis sa, noh siin sa ei näe väga neid eraldajad. Need väga heas vormis. Ma ütlesin, see sama tüdruk, kes nagu kõik võitis, keda me teadsime, et ta on hea. Mina ütlesin kohe, et ta on enam-vähem sama vorm, mis sul eelmine aasta oli. Sest ta olid eelmine aasta väiksem, kuivem ja oligi, aga selles suhtes vähemalt pühkis kõik ära. Tubli tüdruk selles suhtes, ilus oli. Ei ütle ühtegi halba sõna. Leedukas oli ju. Ja leedukad korraldasid ka, noh, see on see vandenõuvärk. Aga mis seal ikka, ma peaks ikkagi siin Eestis leidma, et oleks meie enda korraldaja ja teeks seda asja nagu võib-olla veel paremini ja oleks meil neid inimesi rohkem, kes tahaks. Ma usun, et neid tuleb kindlasti juurde, fänne, kes tahavad seda nii-öelda, ma nimetame siis seda, et tahavad seda freak show osa nagu rohkem näha. No see on maailma suurim föderatsioon, bodybuildingu föderatsioon. Et ma ei tea see, et seda siin nagu niimoodi dissitakse maha, on minu mõelest väga kitsarinnaline nagu käitumine, et vaadake natukene kaugemale oma sellest
ma ei tea, millest Tulge siis hobuse kausata. seljast maha. No tulge nagu jah, et kui te otsite midagi. Selles suhtes, noh, see ju edendab kogu sporti. Keegi tuleb, näeb seda freak show'd, ma tahan ka teha, aga ma tahan puhtalt teha. Okei, ma teen siis, olen seal ja võistlen seal ja ju spordi, selle mõte on ju kõike nagu, miks nagu meil kui kõikidel naaberriikides tunnistatakse kõike. Ja siis me peame olema see must lammas. See on lihtsalt võib-olla ma ei teagi, kuskil jääb taha kinni. Nõukogude Liidu mingi vaade veel, vaata. Keegi küsis ka mu käest, et kas NPC seda bikiinit on siis võimalik või kas seal on nagu naturaalseid atleete ka. Ma nagu mõtlen nendele võistluste tagantjärgi, ma ütlen, et ma arvan, et mingi 80% on tegelikult naturaalsed. Et see ei ole bikiini fitness, seal ka ei ole mingisugune, ma ei tea, mis asi, noh, nad ei ole women's physique. Et miks jah, kõik nagu mõtlevad, et nii kui sa NPC või seal nagu liigas oled, et see, et sa võid tarvitada, ei tähenda, et sa pead tarvitama. Keegi ei anna sulle protokolli ette, et nüüd saad ainult võistlustele, kui sul on need ained tehtud. Ei ole nagu ei nii. Ole muidugi, kõik on juba vaba tahe ja kes kuidas seda enda vormi saab. Osad on ju nii responsiveid, et noh, sööki 2 muna ära ja kohe põmm on kuradi, see läheb otse sul tuharasse ja aga mis ma tahtsin rääkida, et söögiga ma lahendasin see aasta, ma arvan, kõige paremini, kui mul on üldse kunagi olnud nagu kõhus tunne. Sa mõtled võistluspäeval? Sa sõid suht nagu vähe koha peal? Jah, aga ma sõin puhtalt põhimõtteliselt glükoosi. Et ma sõin hommikul, ma magasin suht viimase hetkeni, ma ärkasin, mul oli pool tundi aega selleni, kuni sa mulle järgi tulid ja ma pidin selle aja jooksul käima duši all, mis oli kaasa arvatud ka juuste pesuga. Ehk siis ma ärkasin, läksin pessu, pesingi juuksed ära, vaatasin kella, mul 10 minutit aega, tegin 3 riisigaletti meega ja võtsin, ma ei tea, palju mul seal oli, mingi 200 grammi võib-olla riisi keedetud kujul 200 grammi, mis on siis umbes mingi alla 50 grammi, ma arvan. Mett peale autosse ja see oligi kogu mu tahketoit ja siis ma olin puhtalt glükoosi peal ainult. Ja peale esimest lavakäiku siis sa võtsid ka seal mõned galetid? Mõned, 2 galetti vist natukese meega. Selle riisi, mis mul oli 2 karviga kaasas, ma viskasin just enne prügikasti. Sest see on terve päev mingi soojas, vaata kohvris, ma mõtlesin, et ma seda nagu... Ma saaks võinud mulle anda selle. Sa võid prügikastist selle välja kookida. Ma pärast saan öelda. See toidu ära viskamine pole minu teema. No aga sellel ei olnud meeldiv lõhn enam. No aga maitse? Ma ei maitsnud. Mäletad küll seda? Jaa, ma ei taha seda enam. Mul sain need ma sain lahtise kõhu kogemused võistluspäeval nagu kätte, et see kutelaksi, ma arvan, et kes võib-olla pole võistelnud, siis ei tea, et tehakse, ma ei tea, kas kõik muidugi teevad, aga mina olen alati teinud sooled tühjaks, jah, et ma võtsin siis enne võistlusi eelmisel õhtul kutelaksi ja ma polnud kindel, kas see nagu õige doos ikka nagu töötab, võtsin natuke rohkem, vahet ei ole, see rohkem või vähem, ma arvan, et see ei omanud tähtsust, aga tööle peaks hakkama 6-12 tundi või ja mul oli siis täpselt 12 tundi. See oli juuksuris. Ja me tegime meiki soengut ja siis ma ühel hetkel tunnen, et ja ikkagi mingi 15 minutit kaotasime siis ajas, sest et ma pidin 3 korda vetsus käima. Ja siis kui ma nagu järgi tulin, kus oleks pidanud olema soeng juba põhimõtteliselt valmis. Soeng valmis, juuksed peas, siis ma jõudsin sinna, siis polnud veel juustega alustatud. Ja siis hakkasin mina juba muretsema, sest me pidime 10 olema Krimmis. Ma olin 58 majas. Jah. See oli, mina parkisin auto ära 59 ja siis tulin ka jooksuga nagu sisse. Väga lebo ju. Kõik läks väga täpselt. Ma jõudsin kohale, ma läksin kohe sinna Krimmi ja põhimõtteliselt oligi kohe riided seljast, kohe kuradi kabiini, et see kõik käis nagu väga kähku ja esimene lavale minek oli vist mingi 1 või? No ennustatigi, 12-1 või nii. Ja. Kuskil nii läksime. Jah. Ühesõnaga, tegelikult oli äge päev.
Leedu korraldajad tegelikult ise olid ka väga toredad inimesed, et meid lasti nagu registreerida eelmisel õhtul, hilja õhtul, sest et me olime ju Pärnus on ju Aire võistlustel, et nad olid väga vastutulelikud ja kuidagi jah, see NPC suhtumine on olnud minu jaoks sõbralikum. Vabameelsem õhkkond. Jah. Ei ole kuidagi seda, vaata nendel võistlustel ei ole seda mingisugust, noh nagu Eesti meistrivõistlustel või karikavõistlustel on ka see mingisugune lauad seal on, no ma saan aru, ongi nagu iludusvõistlusel ongi lauad seal nagu mingid nagu mingi galaks tehtud on ja NPC võistlused on nagu puhtalt nagu see, et see on nagu spordivärk, rivi ette, teeme ära, põmm, okei, autasustamise värk on palju kiirem protsess. Eriti ma ei kujuta ette sellises mudelis, nagu meil muidu siin võistlused on, nagu see Leedu tüdruk ütles, et ta käis Itaalias võistlemas, kus oli 100 tüdrukut. No, see on nagu need Euroopa akadeemia, 27 tüdrukut on kategoorias. See on ikka päris, aga noh, seal tehakse ikkagi päevaga see asi ära. Ja no huvitav. Praegu nagu jah, et siis on Stockholm. Jah, mul tuli meelde, mis ma nüüd tahtsin öelda. Katjaga rääkisime hommikul, siis Katja ütles, et noh, kuna seal oli need leedukad ja Läti inimesed, Lätist ei olnud palju, leedukad enamasti, siis need samad leedukad ilmselt tulevad ka kõik ju Poola, et ta ütleb, et ta ei arva, et Poola on minu leivanumber. Aga samas me ei tea, sest Poola omad on ju jurakad. Poolas on suured, sest me juba eelmine aasta oli see Poola jutt ja mingid pilte oleme näinud nagu Poola nagu mehed. Seal on nagu need siuksed, ma ei tea, Poola vikingi geen. Ja ma arvan, et seal on ikkagi suuremad. No vaatame. Aga ma ei tea, minu võistlustega fine, on nagu on ja 5 nädalat aega, et saada nagu paremaks. Ja ma arvan, et siit võime selle teema nagu kokku tõmmata. Maarja-Sandra üle ma olen uhke. Maarja-Sandra tegi kõik väga ilusti, tublisti, tema poseerimine on fantastiline, tema tuhar oli kindlalt rivi parim tuhar. Ja noh, jällegi lihtsalt millegi pärast, mida me põhjuseid me ju veel ei tea, mis kohtunikud ikkagi ütlevad, et kui me need teada hiljem saame, et me ka nendest kindlasti räägime, jagame teiega tagasiside, siis neid arvamusi, aga tõmbame selle pühapäeva siis kokku. Õht oli tore, päev oli tore, backstage oli tore, Vahur oli natuke närvis lõpuks, aga see on ka nagu fine. Et, ma pidin liiga paljude asjade pärast muretsema. Väga intensiivne nädalavahetus oli tegelikult. Ja kes siis ei tea, no natuke veel tõen tagasi, kui ma olen seal lava taga, siis mul on tavaliselt mingi 2 kummi ümber kaela, siis mul oli sinu see Pederaska kott on ja, kus olid asjad, kus olid asjad sees, mingid teatud täpsed asjad, siis mul oli sool ühes taskus, glükoositableti, shaker käes, telefon ühes taskus, mingi see kinga lisapael kuskil, et kui midagi juhtub, mul on täpselt teadma, kus kingad olid ka näpu otsas, jah? Noh, muidu kui me kõndisime, jah, siis on kingad näpu otsas, shaker, et see väsitab ära tegelikult. Muidugi. Sa pead valmis olema kogu aeg. Aha, nüüd see, põmm, see, sinna. Okei, seisa veits ventikes, külm ei ole, mine sinna. Ja mul ema küsis ka enne, et oota, mis te Rootsi lähete siis Sandraga kahekesi või? Kes siis teid aitab? No, ma ei tea, et noh, tegelikult ma olen nagu üksinda ka käinud, et saab hakkama. Kahekesi ikka üksinda, vaata, see ongi see hakkama saamine. Ei no ongi, muidugi on tore, kui keegi on abiks. Aga kui ei ole, siis saab hakkama küll. Kahekesi te saate üli hästi hakkama. Ja. Ma mäletan, kui ma olin Portugalis, noh, tegelikult seal oli ju veel eestlaseid võistlustel. No vahet ei ole, mul ei ole kunagi oluline see, et ma pean mingi eestlastega kuskil ühes seltskonnas olema. Aga lihtsalt, noh, see, et sa lähed lavale, meil oli seal niimoodi, et backstage'ist lavale oli täielik nagu korruse vahetus, et sa
läksidki põhimõtteliselt maja mingi teise otsa teisele poole onju ja see, et kõik mu asjad jäid kuskile, ma ei tea kuhu, telefonid, kõik mingi dokument, terve mu kohver oli lihtsalt üksinda kuskil toas onju, et see nagu mulle ei meeldinud. Okei, praegu ka, kui me ikkagi lavale läksime, meie kõik asjad olid seal samas koridori peal, see lihtsalt okei, mu rahakott ja telefon ja kõik olid sinu käes, jah, aga ongi, kui sa üksinda nagu võistlusel oled, siis su kõik nagu väärtuslikud asjad on kuskil vedelevad. Vaata, see mulle ei meeldi. Mind nagu ärritab, kui mu asjad on kuskil ja mul pole kontrolli nendele. Et jah, sellised nagu asjad. See on muidugi jah, sa ei tea iial kuhu ja mis asjad jalutada võivad onju. Aga siis laupäev, kust lumi tuli maha, olime detsembri vaibis, oli siis Pärnus algajate võistlus, Aire tegi oma selle debüüdi. Jah. Vorm oli tegelikult hea. Vorm on väga hea ja võib-olla Aire puhul, mis ma isiklikult arvan, et tuleb nagu tagasiside, on see, et ta on liiga kuiv. Noh jah, kui vaadates nagu, mis finaali rivi oli, siis võib-olla tõesti. Ta on liiga kuiv ja tal on vaja rohkem selga ja õlga. Et tuleks see. Praegu sa hakata mõtlema, mul pildikevad Eesti võib-olla tõesti. Tal peab ülevalt see vööde olema natukene laiem, sest tal on tuhar väga hea, aga natukene on ülesse vaja nagu seda täidlust saada juurde. Aga tema puhul ma ei pabista üldse. Täna meile käisime väljas, siis meil oli see tiimi sõprade familia dinner onja. Aire ärkas täna, ta oli kaalust vähem, kui ta oli nagu võistluspäeval. Et ta on nagu, vahet pole, cheat day, kaal ikka kukub. Et ta ei pannud hullu ka, ta ütles mulle kõik, mis ta eile terve päeva jooksul consume'is ja ma ütleks, et ma ei ole enne kuulnud, et keegi oleks nagu... Tal on ka veel paar nädalat ja siis saab uuesti lavale ja siis edasi, ta on väga tubli. Ta on väga tubli ja... Tõesti. Aire puhul... Ta on nii rahulik. Sama, et ma olen tulemuses selles mõttes jällegi üllatunud, et ma ei saa, ma nagu süüdista kedagi või ütle, et kohtunikud, et lollid, vaata, pimedad. On nagu on, aga ma olen lihtsalt üllatunud. Et ma tahaks puhtalt juba sellepärast teha need kohtunike koolitused läbi, et aru saada, mida te nagu hindate siis seal. Et minu silm ütleb ühte, aga teie ütlete teist. No jah, ja tegelikult võiks olla ju üldse sellel alal võiks olla niimoodi, et võistluspäeval Ironmanidele saadetakse seda materjali, kuidas, mis asjad sellel võistlusel käivad, kuidas mingid draftingud, asjad, need enamasti on nagu ühed samad, aga kõik kirjeldatakse täpselt ära, kus kohas sa pead ratta pealt maha tulema, see reeglid on sellised onja. Ja siis nagu bikinis võiks ka olla, et tuleb näiteks mingisugune A4 sulle ennem võistlust meili peale, nii kohtunike kriteeriumid on umbes siuksed, hindame seda ja punkte saad nagu nükeste asjade eest, miinuseid annavad need asjad onja. Nagu see üldine mall ja siis nagu teadki. Aga seal käib see asi tegelikult niimoodi, et enne võistlusi on siis mingi kohtunike nagu koosolek, kas seal otsustatakse. Peakohtunik või vist minu meelest midagi pannakse nagu paika, et kuidas nad siis sellel võistlusel hindavad. Sa kunagi ei tea, kuidas nagu järgmisele võistlusele asjad on. No veits loterii, aga põnev, aga nagu kui ikkagi ennast nagu sinu mõttes siis panna, et sul on ikkagi enda mingi arusaam enda vormist ja enda ideaalist ja mis maailmas toimub on ja sa ju ikkagi vaatad olümpia tüdrukuid ju kõige rohkem ja tahad nagu sinnapoole minna siis. Ma liigun oma vormiga sinna suunas, jah. Et nagu pohhu, mis siin vahepeal toimub ja et lõpp on sinna ja see on siin lähiaastate küsimus ja olümpialavale minna ja seal ikkagi mingi koht saada oleks. No lege unistus, jah. No eks me liigume sinna suunas ikka jah, et vaatame, mis siis välismaal arvatakse
mina arvan, et kõik on nagu hästi, lihtsalt jah, et koht on nagu vale, aga Aire sai tegelikult oma pikkuses 12 tüdrukus 7. koha. Nii et ta jäi napilt 1 kohaga sealt finaalist nagu välja, mis ikkagi on, ma arvan, ei ole kõige hullem, aga mina oleks teda nagu hinnanud kõrgemale, aga tal oli see koht ka nagu halb, kus ta seisis. No see... Et ta tuli viimasena lavale ja siis oli see rea ümber keeramine, ta jäi täiesti nagu pimedasse nurka, siis kui ta seal diagonaalil seisis, ta oli täiesti varjus, et lihtsalt vahel ongi see otsustav moment. See Pärnu saali valgus on nagu täis okse. Nagu mitte ainult mina seda ära, ma istusin meie hea sõbra Jüriga seal ja nagu mismoodi nagu sa saad nagu paar lampi, tee mingit proovi, pane mingi lisa ühtlasemalt vähemalt, onju. Tegelikult saal ülesehituselt on äge, onju. Ja aga jah, see valguse teema oli seal nagu kohutav ja ma veits sain nagu peale seda võistlust, ma sõitsin kohe koju, mul pea valutas juba ja siis ma sain nagu veits aru, miks Katja ei taha oma tüdrukutega seal käia. No jah, mis tehtud on ju. Et ma oleks võinud ka olla see treener, kes ütleb, et sa ei saa, ei lähe. Ei, ma ei luba, aga ma ei ole see. Ma olen nagu hästi selles mõttes vastutulelik ja ma alati võtan arvesse seda, mida tahavad teha minu kliendid. Et ma ei ole see, et ei. Ma nagu tahad, proovime, teeme, peaasi, et sul on nagu tore. Et noh, muidugi ma mingit lolluste kohta ütlen ikka, et kule, aga tõesti inimene tahab, siis ma ütlengi, et mina võib-olla oleks tahtnud omal ajal teha selle algajate võistluse. No aga sa panid kohe ju siin jah, et võib-olla see tõesti oli nagu hea, et ma ei tulnud enne nagu näitama, ma ei tulnud kapist välja enne suurt pauku. Suurt pidu. Ongi see, et nagu ja võib-olla oligi see publiku teema ka nagu, et nad on Eestis, oled sa siis ennem ju 2 korda võistlenud, mõlemal korral oma selle pikkuse nagu võitnud on teist korda ka absoluudi võitnud, siis noh, ootused olidki nagu ja mina kui olen nagu kogu aeg seda neid spordipsühholoogia asju ja siis nagu ongi, et kui sul on kohtunikud on ju seal samas saalis ja kohtunikud võib-olla on ka tihtipeale see, et nad ei taha lasta mõjutada ennast sellest saalist ja saal otsustas juba kohe ära, et sina oled võitja. See oli rets, see oli väga rets. Et siis oligi, et oota, mis asjad meie oleme kohtunikud, meiegi otsustame. Me tegelikult teame kõik, et meie peas toimuvad igasugused protsessid kogu aeg. Aga noh, vahet ei ole, vaatame, mis siit saab ja laupäev oli ka tegelikult, üldiselt oli tore. Alati on seal nagu pealtvaatajana ka nagu lõbus olla. Ja Aire on tõesti heas vormis ja ma arvan, et karikavõistlustel võib-olla on samad tüdrukud reas ja võib-olla seal on teised kohtunikud ja võib-olla lepivad milleski muus kokku jälle. Ei no Aire on väga hästi grounded inimene, et ta tuli lavalt maha kõik nagu see ja siis ta ütles mulle ka umbes samamoodi, et ei no, aga mina olen oma vormiga ju väga rahul. Et see on nagu, ma ju tean, et ma olen hea. Et see ei lasegi sellel, tegelikult on haige sport, kui sa võtad nagu selle täiesti lihtsalt nii, nagu see on. See, et sa paned ennast alasti teiste inimeste ette ja lased endale sitast öelda. Põhimõtteliselt niimoodi. Sul on see paha, kao minema, tee paremini ja tule näita ennast uuesti, alasti. Ja siis me saame uuesti öelda. See on sitt, no see on veits parem, aga see on ikka sitt. Mine tagasi, tule aasta pärast uuesti ja siis me ütleme uuesti, mis halvasti on. Et tegelikult nii on ju. Ja, see on nagu maakeeli väga hästi ära seletatud, kuidas see asi käib. Jah, et aga noh, Aire teab ka täpselt, et ta on tegelikult, talle endale meeldib oma vorm on ju. Jah, saame paremini, teeme paremini ja eks siis tuleme pärast seda hooaega tagasi ja laseme uuesti öelda, mis siis nagu peaasi, et töö käiks ikka edasi ja pead norgu ei saa lasta ja nagu ma ütlesingi seal võistluste taga, et nagu ma olen nagu peksa saanud, vaata
see on veel hullem, vaata. Saad veel nagu avalikult teiste eest lõuga, vaata, siis nagu ikka see häbiaste on nagu hoopis teine. Ja tuledki nagu tagasi ja õpid sellest ja mõtled ja pärast oled jälle kogemuse võrra rikkam ja noh, ongi igatepidi kogemuse võrra rikkam. Kas nagu minna sinna kuskile võistlusele, mitte minna, mingite otsuste tegemine. Et noh, praegu on veel, kõik on niisugune ju algab alles. Tuleb veel võistlusi ja muidugi, et Essa korra kohta nagu selles suhtes oli Aira nagu tubli, et ongi just see rahu moment. Närvitsemist ta on väga stabiilne inimene, ta on väga, temaga koos on meeldiv nagu olla, tal on hea energia, ta ei väsita, ta on, ma ütleks, et mulle väga sobib nagu tema see aura. Maarja-Sandra on ka samamoodi, et ta on nagu suht võrdlemisi rahulik lava taga. Ta on nagu mingi, chill, ma olen käinud veel alla, nagu see ei oota nagu, ma teen seda veel ja mingi, kõik on siuke mänguline, et see on nagu tore ja siis kui sinu, noh, ta oli siin kohe kõrval, siis kui see otsustus, mis nüüd toimub, vaata, mis toimub, ma ei osanud nagu midagi öelda, aga see oli nagu chill, aga jah, teeks ta oli nördinud, kui ta nagu lõpuks läks lavale, aga noh, see ei omanda enam tähtsust, vaata, sest see otsused on juba tehtud varem. Tead, kui lahe oli oma õpilasega koos samal võistlusel olla või? Jah, isegi ma ei ütle, et oma õpilasega, aga ta on mul ikkagi väga, väga hea sõbranna ja ülilahe on olla ja võistelda ka nagu koos. Koos lava taga, koos bikiinid, krimmid, gleisid, pambid, kõik kui nagu, peaks seda sitaks lahe. Sünkrooni. Nagu üks käib ära, tuleb tagasi, saadab järgmise, vaata, et see oli nagu mega äge, et me saime neid tähtsad hetki mõlemad nagu kogeda ja üksteist toetada, et ja ta sai väga hästi hakkama, ma jagasin jooksvalt nagu talle juhtnööre, meil oli enne läbi räägitud, on ju, et kuidas mingid asjad nagu teha ja ta sai ikkagi ideaalselt hakkama, noh, mingid üksikud korra unustas need käevõrud sinna, pidi need ära tooma, et okei, see selleks. Me ise unustasime ka. Ja ikka, noh, ikka läheb, aga noh, midagi untsu nagu ei läinud ja Airaga samamoodi, et mitte midagi sellist, et oleks midagi nagu nässu läinud. Et hea, ja hea oli see, et me olime seal võistluspaiga põhimõtteliselt järgmises majas oli meil korter. Et meil oli kõndida 100 meetrit nagu korterist sinna võistluspaika, et ülimugav. Seda võib teinekordki jälgida. Jah, et kuhu saab majutuse. Jah, tõesti, ta oli tõesti väga, väga hea. Poola majutus on paigas või? Ei ole veel. Peame vaatama, jah, et kas saab ka nagu põhimõtteliselt lähedane. Nojah, jah. No õnneks meil on auto, kõik asjad viskame ju auto peale ja lähme. Ühesõnaga, koos me lähme siis Varssavisse. Jah, Poola lähme autoga siit. Ma arvan, et seal tuleb see carpool episood pluss exit, et Varssav, me oleme Varssavis käinud varemgi. Jah, ühe korra oleme koos käinud ja Poolas ma olen käinud ühe korra veel, jah. See on minu 3. kord Poola, sul on rohkem, sa oled rohkem käinud, jah. Aga jah, ma arvan, et Poola on veits retsima võtmega ja seal ma arvan tase päris kõrge ja noh, kolmekesi ei pea kindlasti laval olema. Ma arvan, et seal on samamoodi kuskil, ma arvan, 10 tüdrukut kindlasti lühikest, pisikest shortit ja Katja ütles mulle veel seda, et mõtle kui seal ikkagi saksa tüdrukud tulevad sa segad vahele jälle. See Paula, kes mind eelmine kord võitis, vaata 2 võistlusel ta oleks praegu viimase koha saanud minu pikkuses. Sest et ta oleks liiga suur. Et jah, et mis me nagu vaatasimegi, et eelmine aasta tüdruk, kes mind võitis igal pool, oli minust märgatavalt suurem. Ja siis me võtsime sihi, me peame nüüd Paula seda rada nagu käima, et me peame suuremaks saama. Noh, mul öeldi ka, et ma olen väike ja noh, ja nüüd kui nagu pakett on improvitud, siis nüüd nagu ei sobi jälle, on ju. Et see on nagu huvitav. Aga jah, see Paula oleks jah
sest sa oled nüüd palju sarnasem ma talle. arvan, et mu praegune fysiik on väga Paula. Ma Vaata, võin huvi kui pärast need pildid pärast Ja, temast võtta kokku ja endast. Kui nüüd kuivemaks minna, siis küll. Jah, Ma aga saan no aru, vaatame. te olete Paulaga nagu Me sotsid oleme tegelikult. basically õed. Basically kaksikõed. Et mis Paula ei ole kirjutanud? Ei ole. Kahju. Me näeme temaga, ma arvan. Ta vist praegu ei... Ta vist prepib. Ta prepib praegu, ta prepib, prepib jah. äkki sügist. Ma ei usu. Tal väga kiiresti liigub vorm. Sa tahad öelda, et te Me võite võime kohta? Paulaga, ma arvan, näha Hispaanias. Nice. Kurat, Hispaaniasse ma ei saa tulla, aga tahaks väga. Jah, ma arvan, et Paula teeb kas juuniks või siukseks ajaks vormi, jah. Nii et vaatame. Ma vahepeal vaatasin ta pilte küll, kui sa ütlesid, et Paula vist nagu teeb sügist või värki, siis ta oli nagu ikkagi Päris tank. pehme, Ta oli päris tank, jah. aga no vaatame. Sa tahaks ikkagi selle revanši võtta. Kui te olete koos laval, siis ei saa ju, need väiksed tüdrukud ei saa võita, kui on ikkagi 2 suurt tüdrukut. Väikestel pole lootust ka mitte siis. Ja no ongi, kui kohtunikud on teised ja see tase on nagu teine, et siis ma arvan, et on jah natuke teine nagu ikkagi teema. Pro ütles ka täna, et Hispaanias on, et sa pead minema Hispaaniasse, kus on teised Paulad asjad ja siis on nagu see mall teine on ja. Ja noh, ongi see nädalavahetus kokku võetud on ja järgmine on siis karikavõistlus 20. Angela ja Aire teevad seal 2 tüdrukut peale. Siis on veel natukene aega ja ja siis jah, 10. mai järgmine minek siis Rootsi. 10. mai on siis nagu võistluspäev on ju. Ja Poola võistluspäev on kas see oli 24 äkki või? jah, et ma ei tea, kuulajad panevad kalendrisse ära. Kuulajad näevad Instagramis niikuinii. Instagramis ja neid võistluseid saab enamusi kõiki laivis suht. Ma arvan, et suuremaid saab streamist küll vaadata kindlasti jah. Noh, kuna Rootsi ja Poola on juba suuremad ehk siis pro qualifierid, siis need tõenäoliselt ikkagi on. Ja, kindlasti jah. Saab vaadata ja noh, Poolast teeks kindlasti mingit programmi. Ja, tahaks küll, et noh, seekord ma arvan, et mul oli mõte filmida siis seda Eesti võistluse vlogi, aga ma magasin ülihalvasti see vastu võistluspäeva. Ma olin sellest laupäevasest päevast tegelikult juba täiesti väsinud. Ja ma olen siuke mildly haige tegelikult on ja, et ütleme, et mul oli suht ikkagi raske võistluspäev eile. Ma olin külmetunud, ma olin magamata ja kogu nagu see no jah, sest me käisime registreerimas ju kell 10 õhtul. Laupäeva õhtul jõudsime 10 sinna Schnelli. Seal läks veel aega, siis sul läksid algselt plaanitud bikiinid katki. Ja tegelikult pidid olema roosad bikiinid, mis läksid puruks ja noh, ühesõnaga teras suhtes neid komistuskivisid oli. Jah, aga noh, ei loe nagu need takistused, vaid see, kuidas sa neid ületad. Et hea on, et mul olid teised bikiinid, noh, eks ma oleksingi läinud ilmselt nende roosadega lihtsalt kuidagi need kokku siis lappinud on ja aga noh. Ja need sinised olid päris head ikka. Sinised olid head ja ma võtsin seda ikkagi kui kõrgema jõu märki. Et miski otsustas ära, et ma ei tohi minna nende roosadega. Sinine. No jah, et ma veel jõuan minna ja saame nagu mõelda ja proovida ja et mul tuleb ju veel 2 paari bikiine tegelikult. et siis on nagu valikut on ja see mulle meeldib, kui mul on valikut. Praegu siis, kuidas me takistus, üks hea juhtum oli, kus noh, me seal backstage'is see koridor on ja kõik seal sirutavad oma jalgu, siis sealt tuli üks suur open bodybuilder mees tuli ja siis ma nagu ei võtnud oma jalgu eest ära ja siis ta nagu silkas nendest üle ja mulle ütles, seda poleks küll uskunud, et see nii kõrgelt lendab. Ei, et siukse kaalu juures nii kõrgele saab hüpata. No ma arvan, et see vend kaalus ikka mingi siuke 120-140 kilona.
ja ta oli päris suur. kuidas see nagu nii Hopp! apa ja vend nagu ratshobune üle selle kui kerge galopp oli sees. jaa. Et nalja sai. Nalja saab alati ja see on nagu jah, tore. Mõnus. Ma olen väga õnnelik, et mul on siuke kogus nagu toetajaid taga ja see kaaselamine, et see on lihtsalt jõhker. Et ma nagu, ma tunnen, et ma olen midagi ikkagi nagu väga õigesti teinud, et mul on ümber nagu selline support tiim, et mina toetan neid ja nemad toetavad mind ja see ongi nagu see üksteise käest kinni hoidmine, kui on sellised. Kui on rasked ajad. Jah. Kui on sellised momendid. Siis nemad on sulle olemas. Jah, see nii käibki. Ja. Mulle ka tegelikult meeldib, kui on hästi palju nagu tuttavaid inimesi võistlusrajal kõrval karjumas. Sul on Tallinnas sama efekt olnud ju põhimõtteliselt. On olnud jah. Ja nagu väga erinevates kohtades on nagu inimesed olnud, aga ma olen nagu niimoodi, et väga harva nagu pööran tähelepanu. Proovin äkki rohkem. Ma sain ka täna nagu veits mingi rohelise tule jälle oma ühele terviseprobleemile, mis tegelikult ei ole terviseprobleem. Ma ei taha siin võin omalikult nagu ma läksin siis ka, mul on jõhkrad veenilaiendid. Kõik, kes teavad, on näinud. Ja siis ma nagu käisin ühe spetsialisti juures ja nagu tunnen, et nad nagu valutavad mingitel hetkedel, kui rõhk on nagu suur. Siis ta ütles mulle, et veenilaiendid ei valuta. Et mis sul valutab siis? Et selles suhtes, et kui sul oled trenni teinud ja rõhki ja seal ongi rohkem veresooni, aga kui sa teed biitsepsi peal tuleb soon välja, siis sa tunned ka seda soone, et see veenilaiendite teema on veits kosmeetiline, et ma ei pea nagu otseselt, ma teeme katsetame küll natuke praegu, vaatame kuidas me nende sukkatäis pikkade sukkadega nüüd trennides ja kuidas on ja kui ikka see mingi väike paistetus tuleb nagu jala peale rohkem, siis võib-olla võtame selle pigem varem ette kui aga kas sa teed selle süsti või mis? Operatsioon. Tõmmatakse välja ja siis ma olen kuskil 2 kuud võib-olla eemal trennist. No aga sa ei seda teha enne Ironmani seda võistlust ju? No jaa, aga kui ma näiteks nende sukkadega ikkagi see paistetus tuleb ja kui see paistetus tekib, see näitab, et need on verevarustusega mingid probleemid, siis ikkagi tuleb võib-olla see otsus vastu võtta, et see aasta ei tea. Tuleb ikkagi enda tervist nagu prioriteetida, sest et ma olen nende veenile, ma olen seda edasi lükanud juba. Väga kaua aega. Ja see oli silmaoppi, siis ma ütlesin, et järgmine aasta teen need veenid korda ja millal see oli 4 aastat tagasi. On ikka tikka aega, jah. Aga ma katsetangi, kuidas nagu trenni teha on nende sukkadega ja kas mul taastuvad jalad paremini ära. Muidu vorm on parem kui eelmine aasta samal ajal. Ja peaks nagu tulemust tulema. Ehk siis selgub jah, kuidas läheb. Loodame, et ikkagi kui ei saa, siis ei tee. Kui saad, siis tuleb parem aeg. Muidugi. Ongi igasugused takistused tulevad, nagu kui sa teed nagu sporti ja tahad ennast nagu proovile panna. Mida rohkem, kui sa sükse otsuses vastu võtad ükskõik mis alal, et ma teen seda ja ma lähen sinna, siis hakkab just kuidagi millegi pärast neid takistusi alati rohkem tulema. Ja alati ei saa nagu pead norgu lasta, kui ei lähe nii. Ongi, ma olen kaudanud mingit poksimatse, triatloni katkestanud, kõike muud kaudanud, on ja kõik need ongi proovikivid ja seepärast ongi see, et good ja siit mis ma siit kaasa võtan, on ja kõiges selles halvas on midagi nagu head ja nii kaua kuni hing on sees, siis leiad lahenduse ja iga see aga või see jama tekitab jällegi mingi järgmine kord, kui siuke mingi situatsioon on, ma saan
ümber nurga ja hüppad üle ja nagu see 120-kilone poiss seal merega. Selles suhtes äge, et inimesed olid kohal, äge, et sai tehtud ja tuleb veel. Jah. Põnevusega jah, lähme nüüd sinna maikuusse ja vaatame, mis nagu saab hakkab. Vabandust. Ärge pange tähele. Väss on peale, mina olen ka veel endiselt väsinud ja selles suhtes me siin nüüd mõned episoodid siis teemegi kahekesi on ju. Vaatajaid täname endiselt, teid tuleb kogu aeg juurde. Tulge, hüpake kaasa, meil on siin subscribe'iga ka siis, et meil need subscribereid peaks juurde kuidagi subscribereid nagu tuleb või? Tuleb natukene like, share and subscribe like, share and nagu... subscribe ei, tulevad kõik naturaalselt selles suhtes, et me ei taha nagu olla ja pingutada et keegi tuleks, kes see tahab asi müüb ennast ise, kes tahab, see tuleb, kes tahab, see kuulab, meil on plaanid on päris mitmete episoodide jaoks on olemas tuleb väga põnevaid mõtteid on peas, põnevaid külalisi, aga praegu kuna sinul on see võistlushooaeg siis me otsustasime, et mugavam on teha nagu koos neid praegu no praegu jah, et noh, et vaatame, et see asi võib nii siuke kaootiline olla, et mõni päev on okei olla on ja mõni päev tunned, et no täna ei tule ja jah, no, siis mingeid asju nagu nii palju ette planeerida ja kokku leppida, vaata mulle nagu praegu ei meeldi, et kui lihtsalt teadki, et noh jaksad, siis teed ja kui ei jaksa, siis ei tee, mulle ei meeldi canceldada, et sinuga öelda, et kuule sorry, täna on nagu pupu on ja et siis okei on ja aga kui lepime mingi inimesega kokku ja siis on see, et täna ei tee, siis on nagu pahasti, et jah, et küll me jõuame teha ja kui on nagu see noh, mis iganes, kui ma olen täitsa ribadeks, siis saad soolo episoodi teha ise külalisega ja mida iganes ja muidugi et kõike saab nagu välja mõelda, aga ma arvan, et me võime vaikselt hakata kokku jah, tõmbama. Me võikski, aga siin võiks praegu nagu selle järgmise episoodi, sest et meil on üks mõte, see tuleb sulle üllatusena praegu. Nii. Kui see episood läheb üles, siis me paneme üles Instagrami question box'i. Siis on see, et järgmine kord me siis teeme teile, teie küsimustele vastused kõigest. Q&A. Jah, küsige julgelt ja... Kas me paneme selle nime, noh, selle Instagrami question box'i anonüümse ka või? Jah, mõlemad. Kes tahab nagu oma nimega küsida, küsib oma nimega, kes ei taha oma nimega küsida, küsige anonüümselt. Ja... No, me ikka kergelt, ma arvan, noh, me kõigele ei vasta. Või noh, selles mõttes, et kui hakatakse mingid väga nagu selliseid labaseid asju nagu küsima, nõmedaid küsimusi nii-öelda. No, küsimus võiks ikkagi olla sisukas. Nagu asjalik jah, küsimus on ja. Ta võib olla... Mingist filtrist me laseme need asjad ikkagi läbi on ju. Ja. Et aga küsige ägedaid asju. Küsige nii, et meil oleks äge vastata neile asjadele. Sest et jah, praegu on nagu selline keeruline aeg, kus meil võibla ajud ei tööta nii hästi, siis on nendele küsimustele lihtsam vastata ja tõmbamegi sellega korraks nagu oo sisse. Q&A jah, peab olema vahepeal sees. Jah, äge. Sest siin ongi sinu võistlused olid ära ja me oleme siin episoode teinud omajagu. No ma saan aru, seda seksi episoodi tahavad kõik uuesti osa 2, see tuleb kindlasti. Sellega on väga põnev mõte ka, aga okei. Tänaseks kõik, väike puhkus veel ja aitäh hea koostöö eest ja nädalavahetuse eest ja noh, paljud ütlesid, et mind lasti lahti peale seda võistlust, siis noh, ma loodan, et pooleks võetakse uuesti tööle. Tubli ajad. Davai. Aitäh.